tere, mina olen Liia Tammes ja mina olen Robokoru robootikakooli õpetaja ja samuti ka Robomentor Insplace. Ja täna ma tahaksin rääkida 3 erinevast robotist, mida Lego koolidele pakub. Ja alustaks siis sellest kõige väiksematele mõeldud videost. Pakk on meile kõigile juba tuttav, ta on päris pikalt olnud kasutuses. Selline mõnus, kompaktne komplekt, lastele hea, lihtne hallata, vähe juppe on siin sees, selles mõttes vähe juppe, et alla 500. Ja need ehitusjuhendid ja materjalid, mis temaga kaasa tulevad siis äpis, on väga hästi kasutatavad laste ja viimastes vanusastmetes ja kooli esimeses, teises ja mõningal juhul ka 3. klassis. Et siin on näiteks üks mudel meil valmis tehtud robotkäe näol või siis on siin keset lauda on meil üks põhimudel, tutvustav mudel on Milo, et teda oleme natuke täiendanud, panime talle kallutusanduri külge, et ta puldiga juhtida. Selle saame siis pärast tööle panna, kui aku täislaadinud on. Järgmine aste, mis nüüd on täiesti uus robot, on nüüd aasta otsa meil, peaaegu aasta otsa olnud tootmises, on Spike. Tema kass on ilus, rõõmus kollane ja roboti enda jupid on ka sellised väga lahedalt värvilised. Et ma ütleks seda, et tüdrukutele väga meeldib, kuigi ka poisid on väga vaimustuses sellest, et on lahedalt, ägedalt värviline ja selline vahva robot. Ja saab teha väga palju erinevaid asju. Mis nüüd nende kahe vahe on? Kui sellel robotil on väga palju veel nii-öelda klassikalisi Lego klotse küljes ja laps õpib siin tõesti ehitama baasvõtetega, et kuidas ma panen klotsid omavahel kokku nii, et sein ümber ei kukuks, kuidas ma kinnitan ära klotsid pealt ja alt nende võtetega, et mul ei pudeneks midagi laiali, et mul mootorijuhtmed ei hakkaks keerdu minema. Siis Spike'i puhul on tegelikult juba kasutuses tehnikuklotsid, mis annavad palju suuremad võimalused robotit kokku panna ja annavad võimalusi teha siis roboteid, mis sobivad ka võistlemiseks, pakuvad sellele 3., 4., 5., isegi 6. klassile võimalust oma fantaasial rohkem lasta. Üleminek nüüd veel sellelt Spike'ile, viidud Spike'ile siis on tegelikult selline päris suur arenguhüppega programmeerimises, sest kui videoprogramm on meil hästi lihtsaks tehtud ja peaaegu et nii-öelda lausete kaupa ette loetav, siis Spike'i puhul on meie programm juba tegelikult selline, mida kasutatakse lausa ülikoolides. Ta on Scratchi laadne. Scratch on meil välja mõeldud Ameerikas MIT ülikoolis ja seda kasutatakse väga paljudes erinevates kohtades. Näiteks kõige tuttavam meil on sama Scratchi programmeerimiskeskkond, kus saab teha multikaid ja mänge, aga kasutatakse ka ülikoolis esimestel aastatel seda siis üldse programmeerimise õppimiseks ja selle programmeerimisloogikast arusaamiseks. Aga jällegi lastele ta pakub häid võimalusi tõesti selle programmeerimise loogikaga tutvumiseks ja minul isiklikult nüüd kogemuse põhjal, kui ma olen aasta otsa oma koolis neid roboteid kasutanud, ütleks, et üleminek lastel ei olnud keeruline, just ütleme, mille läksime üle 3. klassis siis sellele robotile, sest et siin lastel lihtsalt väljakutsed said otsa. Teil oli vaja midagi uue tasemeni jõuda, sest et laste puhul ütleme ka Lego enda hariduslik eesmärk on, et lapsel peab olema õppimine piisavalt väljakutseid pakkuv. Kuidas need tüdrukud oli? Kas oli piisavalt väljakutseid? Kumb lihtsam oli, kas siin see Spike või video? Seda ei teinud. Sina ei teinud? Aga sa oled teinud videot ka? Kumb sulle nõudub, et kumb lihtsam on, kumb raskem on? Ma arvan, et video oli lihtsam. Video oli lihtsam. Aga kui nüüd sa hakkasid Spike'i kokku panema, kas sul seda oli raskem panna või sul oli selle võrra loogilisem seda kokku panna, et sa teadsid, kuidas juba video ees käis? Nagu loogilisem, sest siis on juba tead, mis tükid juba peab panema. Just. Spike'i puhul on see, et Spike'i mootorite ühendamine kontrolleriga või ülejäänud klotsidega käib väga lihtsalt. Kui me liigume 3. roboti juurde, mis on siis EV3, mis on väga pikalt olnud kasutuses, siin on nüüd kokku pandud üheks lõbusaks mudeliks, mis koer on,
siis EV3 klassikaliselt on mõeldud sellisele, ütleme, 13, 14, 15, ehk siis seal kuskil 6, 7, 8 ja sealt edasi klass. Ja EV3-d, kellel koolides juba olemas on, ma arvan, et te olete kogenud seda, et nendel noorematel, kes seda hakkavad tegema, on esialgu päris keeruline seda robotit kokku panna, sest see võtab väga kaua aega. Spike'i puhul ühes tunnis, isegi ühes 45-minutises tunnis on võimalik robot kokku panna, teda katsetada ja uuesti lahti võtta. EV3 puhul seda võimalust kahjuks ei olnud. Ja EV3-ga kasutatakse enamasti siis meil võistlusõppes, mis tähendab seda, et lapsel peab olema juba teatud kogemus, kuidas ehitada sumo puhul näiteks väga tugevat robotit, et jupid küljest ära ei kukuks, või näiteks First Lego League'i võistluse puhul ta peab oskama panna ja kasutada juba mehaanilisi ülekandeid, ehk siis hüpe viidjult EV3-le oleks väga suur. Põhimõtteliselt peaks sellisel juhul laps hüppama esimeselt korruselt kohe 3. Ilma igasuguse abita, ilma trepita. Aga kui me paneme selle Spike'i vahele, siis see Spike aitab vaikselt ronida sellelt esimeselt korruselt siis sinna 3. sest esialgsed mudelid, mis Spike'i puhul on selles äpis kaasas, aitavad lastel aru saada, kuidas Spike'i üldse kokku panna, millised on need uued jupid, millised on need uued töövõtted, mis tekivad. Ja Spike'il on ka olemas siis suurematele mõeldud osa, kus juba on näiteks sama robot siin koos lisakomplektiga kokku pannes, annab võimaluse teha Spike'i võistlusroboteid. See on mõeldud konkreetselt nüüd FLL-ile. Igal aastal First Lego League teeb oma võistlusjuhenditesse ka ülesande sellele samale baasrobotile, kus ta näitab, kuidas selle sama baasrobotiga täita üks missioon platsi peal, ehk siis see annab ka lastele võimaluse juba saada eduelamus sellelt võistluselt natuke lihtsamalt. Nad saavad uurida, vaadata, kuidas see asi töötab. Ehk siis mina isiklikult oma kogemusest soovitan seda, et isegi kui on juba EV3 koolis olemas, siis võimalusel vaheastmena siiski soetada ka Spike'id sinna, sest et me ei anna sellisel juhul 3.–4. klassi lapsele ületamatut ülesannet, kus ta kaotab võib-olla huvi, sest ta ei saa asjaga hakkama. Spike'i puhul ta võtab alguses lihtsamad mudelid, ta saab hakkama, ta saab eduelamuse, ta liigub edasi järgmiste raskemate robotite peale, et selline lahendus nagu lapse jätab kogu aeg nagu võimalus, et ta saab uurida, tal tekib uudishimu, mis edasi, mis ma järgmisena saan teha. Kui ta proovib kohe seda EV3 3. klassis, siis võib tekkida olukord, kus ta loobub väga kiiresti, sest et eduelamust lihtsalt ei tule. Kui VideU annab lastele võimaluse katsetada roboteid, mis enamasti sõidavad edasi või tagasi, me võime siin kohe proovida, et ole hea, pane siis VideU käima siit poolt, võtame tal juhtme häält ära, piisavalt laadinud, et meil on praegu puldiga juhitav robot. Nii, võtame selle eest ära. Võta. Nii. Võta täitsa eest edasi ilma ennustada. Nii, ehk siis tal on üks mootor ja kui teda siis nüüd puldiga juhtida edaspidi või tagurpidi, siis ta liigub ainult otse. Siis tegelikult nüüd Spike'i puhul tuleb lastele see elamus, et tegelikult robot ka pöörab. Ehk siis, mis on hea üleminekul jällegi, et kui me esialgu õpime juhtima ühte mootorit, siis järgmine kord tuleb väljakutse, kuidas me saame hakkama näiteks 2 või 3 mootoriga. Jällegi lapsed võivad tunnis panna selle roboti kokku väga kiirelt. Nende mootorite ühendamine ei ole üldse raske, see on 5 minutit ja see robot on valmis ja ta saab juba minna proovima. EV3 puhul sellist võimalust, et ta saaks stabiilse korraliku roboti, ei ole, ta peab rohkem vaeva nägema ja see omakorda jällegi võib anda lapsele selle kogemuse, et meil ikkagi ei tule see asi nii hästi välja. Suuremate laste puhul EV3 on EV3 suurepärane vahend igasuguste erinevate väljakutsete jaoks. Võime anda näiteks neile väljakutsed, ehita sellest komplektist endale sumorobot, FLL robot või näiteks anda ülesandeid juba eluliste asjade lahenduseks. Et näiteks katseta seda, et kas sul õnnestub teha robot, mis tuba koristab
või kas sul on võimalus teha robotit, mis sorteerib legoklotse. Need on juba sellised peaaegu nagu tööstusroboti stiilis ülesandeid, kus lapsel on tegelikult pikem eesmärk ja seda robotit saab kasutada näiteks selliste ülesande puhul ka oma loovtöö tegemiseks 8.–9. klassis. Spike tegelikult on ka võimeline selleks, aga jällegi tema kontrolleri ja andurite ülesehitus on natukene lihtsam ja seetõttu ei anna ta võib-olla nii palju võimalusi, nii keerukaid programme jällegi juua, aga 3. kuni 6. klassini ei olegi vaja seda nii suurt keerukust. Kui me vaatame Spike'i, siis esialgu võime täiesti vabalt teha mudeleid, mis töötavadki ühe robotiga. See annab lapsele võimaluse aru saada, kuidas üldse mootor töötab Spike'i puhul, kuidas seda mootorit programmeeritakse. No näiteks antud juhul on meil siin ilmaennustaja laua peal, tule jääb paneda käima, ütleme, kus kohas, millise koha pealt sa praegu ilma otsid? Saaremaalt. Saaremaalt, no vaatame, kui tuuline praegu Saaremaal on. Oh, tundub, et Saaremaal on väga tuuline antud juhul. Ehk siis see annab jälle selle lõbusa mängulise võimaluse, sest ütle mulle, mida sulle tegelikult Legotööres praegu, sa oled 3. klassis, mida sulle praegu rohkem teha meeldib, kas sulle meeldib ehitada või programmeerida? Ehitada. Ja see on tegelikult see asi, mis ongi nende väiksemate, või väiksemate tegelikult päris suurte laste puhul oluline, et nad saaksid ehitada ja katsetada ja oma ideid ellu viia ja võimalikult kiiresti. Ja ma tahangi teha kiirelt omale roboti, ma tahan kiirelt vaadata, et ta sõidaks näiteks laboris vastu seina ja see programmeerimise osa veel 3.–4. klassis on selline, mida peaks minu arvates tegema natukene lühemalt veel, aga andma võimalusi sellel fantaasial ennetuse selle ehituse koha pealt. Et luua lapsele selline soov proovida ja katsetada ja seejärel jõuame ka selle programmeerimiseni, mis siis annab meile roboti ehitamisel veel suuremaid võimalusi seda robotit ära kasutada tema erinevaid detaile ja andureid. Et nagu me enne sinuga rääkisime, eks ole, et ehitamine on kõige ägedam asi praegu oli. Nii. Ehk siis, kui sa peaksid mõnda asja ehitama 4-5 tundi, koolitundi järjest, kas sa viitsiksid nii kaua ehitada või sa tahaksid vahepeal katsetada ja proovida ka? Tahaks katsetada ka, seda arvan mina ka. Et see Spike annabki selle võimaluse. Aga jällegi, kui me mõtleme selle peale, et nüüd Spike'i me oleme katsetanud, 3.–4. klassi on katsetanud, nad on võib-olla jõudnud ka mõnele võistlusele oma robotitega, aasta lõpus näiteks, siis sealt tekib jällegi isu. Tekib isu minna teha midagi veel ägedamat, veel suuremat. Ja siis tulebki mängu EV3. Ehk siis selle roboti puhul on nüüd lapsel juba kogemus olemas. Ta teab, kuidas me programmeerime mootoreid. Ta teab, kuidas mismoodi töötavad andurid. Ja ta oskab ka nüüdseks aru saada sellest, mismoodi programmeerimine võib-olla aitab tema robotit muuta täpsemaks ja kõik muu selline. Ja EV3 on siis nüüd see viimane kõrgem tase, mis kogu selle varasemalt saadud teadmise ilusti kokku võtab ja aitab siis jõuda selleni, et see noor saab minna näiteks juba võistlusele ja saavutada seal väga häid tulemusi, sest ta on samm-sammult võtnud läbi kõik varasemad astmed, alates ehitamisest ja programmeerimisest ja lõpetada siis sellega, et tegelikult mida rohkem ja kauem ta ehitab, seda vilunumaks ta saab, seda kogenumaks ta saab, seda rohkem tal tekib arusaamine, et kui ma keskendun ja kui ma pingutan ja võib-olla ka katsetan pidevalt oma robotit muutes, siis ma saan parema tulemuse ja see on omakorda siis ongi see, et noor ei taha igas tunnis enam võib-olla saada robotit kohe valmis, vaid ta pingutab selle nimel, et ma teen midagi, mis on viimistletud ja hästi toimiv ja hästi töötab.
Kui me võtame nüüd Lego enda tunnikavad, mis on nii Viidule kui ka Spike'ile ilusti nende äpis olemas, siis on nende tunnikavade kõrval ka aeg, kui palju kulub selle tunnikava läbimiseks. Seal tunnikavas arvestatakse sisse nii sissejuhatav osa, kus te tutvustate lapsele, mida ta selles tunnis üldse tegema hakkab. Seal on olemas ehituseks kuluv aeg, programmeerimiseks kuluv aeg ja katsetamiseks kuluv aeg. Enamasti need tunni pikkused on 30 kuni 90 minutini. See tähendab seda, et selle aja jooksul saab selline keskmise tasemega laps selle roboti ilusti valmis, katsetatud ja ta saab ka teha analüüsi koos õpetajaga, mida ta siis tegi ja kuidas see robot käitus. Ja kui midagi näiteks muuta, kas ülekannet või mingisugust muud asja või programmis midagi, et kuidas see muudatus robotit mõjutas. Nüüd Viidu puhul on see kokkupanemine, eks ole, nagu rääkisime, lihtsam. Tema klotsid on lihtsamad ja esimesele ja teisele klassile hästi sobivad. Kui me võtame Spike'i, siis Spike'i ehitusjuhendid on samuti lühikesed, aga nad nõuavad rohkem süvenemist just seetõttu, et siin tuleb jälgida juba väga hoolikalt näiteks talades olevat aukude arvu, et kuhu ja täpselt millisesse kohta ma ühendused teen. Siin näiteks samamoodi, et on vaja jälgida. Seda ei pruugi veel esimese ja teise klassi laps suuta jälgida. 3. 4. klass saab sellega juba jälle ideaalselt hakkama. Ja näiteks selle roboti panime siin koha peal kokku. 3. klassi lapsel kulus selleks 15 minutit. Ei ole ka palju aega. Programm, mis on Lego poolt kaasa antud, on olemas juba tahvelarvutis. Selle saab koos õpetajaga läbi vaadata. Õpetaja saab lahti seletada, mida sinna on kirjutatud, miks see programm töötab nii, nagu ta töötab. Ja laps saab jällegi programmi muutes vaadata, mis juhtub siis, kui programm on teistmoodi, kui ta muudab mingisuguseid muutujaid, kui ta muudab seal näiteks selle sama tuule ilmaennustaja puhul, et kui ta muudab linna, et kas teises linnas on tuulisem või ei ole, et annab jälle võimaluse selliseid huvitavaid integreeritud tunde teha. Spike'i tunnikavades on tunni lõpus lapsel võimalus ka ise ennast hinnata. See on minu silmis väga hea võimalus lapsele, et ta saab analüüsida oma tööd tunnis. Kuidas tema sai hakkama enda arvates. See tähendab seda, et laps peab mõtlema, kas ta tegi kaasa, kas ta sai aru ja kas ta sai aru ka sellest, mis õpetaja tegi, kas ta katsetas. See skaala on 3-klotsiline, sinise klotsiga, kollase klotsiga ja siis selle lillakat värvi või klotsiga ja ta hindab ise ennast ja samas ta võrdleb ennast ka oma pinginaabriga, kellega koos tööd teeb ja annab ka temale hinnangu. See on lapsele hea võimalus analüüsida oma tööd, sest et seeläbi ta saab aru ka lõpuks ise, et mida ta peaks tegema võib-olla järgmisel korral paremini. Kas tal tekib tunne, et midagi ei puudu näiteks. Pikaajaliselt Lego robotitega tööd tehes oleme tähele pannud ühte natukene kurvaks tegevat tõsiasja. Nimelt tänapäeva lapsed ei julge enam katsetada. Ja neil on väga suur hirm eksimise ees. Ja kõik need 3 Lego robotit annavad võimaluse lapsele proovida ja ka eksida. Ja mis on hästi oluline lastele tunnis juba alguses ära rääkida, on see, et eksimine on lubatud. Näiteks, kui me mõtleme selle peale, et kui kaua kulus ühe normaalse jalgratta leiutamiseks, see võttis umbes pool sajandit aega. Ja seal vahepeal oli igasuguseid põnevaid rattaid. Aga ja väga palju neid leiutajaid samamoodi, kes seda ratast leiutasid. Et seesama koostöö ka erinevate gruppide vahel, mitte ainult oma pinginaabriga, kellega sa tavapäraselt tunnis koostööd teed, vaid ka teise grupi vahel. Et sa lähed ja vaatad,
kuule, vaata, me tegime niimoodi, kuidas teie tegite. Et selline info vahetamine aitab lastes tekitada seda arusaama, et ei pea kohe esimese korraga tulema asjad välja. Et võibki täiesti vabalt tekkida olukord, kus mul täna ei saagi hakkama, aga ma järgmine kord lähen ja proovin uuesti. Ja selliseid näiteid lastele tuua täpselt sedama, et kui kaua võitis aega ühe normaalse jalgratta leiutamine või kui kaua võitis aega, et autost saaks selline tänapäevane mugav auto, tuleb kindlasti lastele tunnis tuua.